ma ütlen ka, et lisaks sellele võib-olla tere tulemast kõigile. Mina olen Maris Jõgeva, mina olen sotsiaalse innovatsiooni laborist ja minu ülesanne täna siin on aidata Muinsuskaitseameti ka neid kenasid inimesi päeva niimoodi raamides hoidmisega ja pärast hiljem ka siis selle arutelu korraldamisega. Mida me täna teeme, on see, et me oleme kutsunud teid siia ja teie olete tulnud siia selleks, et alustada siis dialoogi nendest küsimustest ja nendest mõtetest, missugune võiks olla muinsuskaitseala Pärnus tulevikus ja missugune võiks olla selle korraldus ka tulevikus. Nii et suur aitäh, et te leidsite pühapäevasel päeval selleks aega. Ja täna me tõesti proovime siis need erinevad mõtted kokku koguda, aga selleks, et võib-olla need mõtted liikuma hakkaksid, oleme valmistanud ette päris sisuka sellise eeskava ja kõigepealt Helen kohe näitabki ja räägib veidi sellest, et kuidas muinsuskaitseala Pärnus on üldse kujunenud, et kuidas on hakatud üks hetk ära tundma, et missugused on need väärtused, mida hoida ja kaitsta, mis järel Anni Martin tutvustab ise ennast ka, aga veidi räägib sellest, et mida see kaitsekorra koostamine üldse tähendab protsessina, mida selleks tehakse, kuidas see välja näeb ja kuidas selles veel 1,5 aastat kestvas protsessis ka tulevikus osaleda saab. Seejärel kutsume kõigi ette professor Mart Kalmu, kes avab oma mõtted sellest, mis Pärnu linna eriliseks teeb, mis järel juba natukene rohkem inimesi tuleb siia lavale, täiesti erinevatest huvirühmadest. Meil on kutsutud linnapea Krosenkraanis, professor Mart Kalm tuleb teiste sekka, ettevõtja Vilja Vetik, turundaja Erik Kulkep ja kogukonna seast siis veel ka Indrek Aia ja Katrin Koo, kes on Eesti Arhitektide Liidu esimees, ka seda vestlusringi veab. Kui teil tekib küsimusi, siis oleme arvestanud sellega, et saate ka selles vestlusringis ka ise sõna sekka öelda, aga vestlusringi järel me juba lähemegi siis selle osa juurde, kus me proovime siis kõik need küsimused, võib-olla need tunded ja mõtted, mis teil on tekkinud, millele tahaksite võib-olla vastu vaielda millelegi, mida te olete enne kuulnud, või siis mingid uued vaatenurgad arutelu sisse tuua, siis selles päeva lõpu osas selleks ka võimalus on. Teil on laudade peal, näete, on sellised paberid, need on nagu sellised märkmete tegemiseks paberid, võite juba kasutada, aga pärast päeva teises osas me läheme tuleme nende juurde tagasi ja kasutame neid rohkem. Lisaks näete, et on sellised väiksed märkmepaberid, sellised kollased post-itid, ei ole siin ühtegi näiteks näidata, ja mõned lindikad, et neid võite kasutada juba praegu. Nii et kui te tekib mingisuguseid mõtteid, mida te ei taha ära unustada või mingeid küsimusi, mida te ei taha samamoodi ära unustada, pange nad kirja, jätke nad sinna laua peale ja kui tuleb õige hetk, siis kasutage need mõtted ka ära. Ja ma arvan, et nüüd vist on küll kõik olulised asjad edasi öeldud ja ma arvan, et saame alustada ja nüüd annan küll põranda üle Helle-Triinule. Mul on ka väga hea meel et siin nii palju ma tahtsin sellega ära öelda. Ma mõtlesin, et enne kui ma räägin natuke sellest muinsuskaitseala kujunemisest, siis ma kordan kähku üle 2 mõistet. Üks on, mis asi üldse meie jaoks muinsuskaitseala ja mis asi on muinsuskaitseala kaitsevöönd. Et muinsuskaitsealaks me peame piirkonda, mis on kultuuriliselt väärtuslik ja mida riik kaitseb. Ja järgmine slaid palun, muinsuskaitseala kaitsevöönd on siis põhimõtteliselt see puhvertsoon, mis on kaitstava ja mitte kaitstava vahel, et see üleminek oleks sujuva. Et kui meil on näiteks seal väiksemad hooned, siis kaitsevööndid võivad natukene suuremad olla ja siis võib juba see asi edasi minna nagu ta peab. Esimest korda üldse, kui hakati seda kaitsetsoone määrama, see oli 1973, enne seda, kui hakati see oli eeldus selleks, et saaks hakata neid vanu linnasüdameid planeerima. Ja siis kehtestatigi Pärnu keskuse kaitsetsooni põhimäärus, kus, palun järgmine slaid, mis oligi siis selleks eelduseks, et saaks teha selle planeeringu, kus muu hulgas oli ka juba määratud restaureeritavate hoonete ettepanekud ja rekonstrueeritavate hoonete ettepanekud. Ja põhimõtteliselt see ala koosneski, seal oli see sõnastatud niimoodi, et see kaitsetsoon või ala, mis vajab
vajab kaitset, on selgelt toetav Rootsi-aegne linna süda, mis jäi siis bastioni ala sisse ja seda ümbritses reguleerimistsooni piir. Et seal oli ka ikkagi juba algusest peale muinsuskaitseala ümber olnud selline puhvertsoonikene, kus siis on natukene seda ehitust rangemalt reguleeritud. See punane väike täpikene, mis seal on, mida te näete peaaegu iga slaidi peal, on see, kus me praegu oleme. Et teil oleks kogu aeg see selline ettekujutus, et kui väike tegelikult see muinsuskaitseala varem oli. Järgmisena oli juba 1995. aastal, kus uuesti vaadati see kõik üle ja kui te tähele panete, siis üleval tegelikult see kaitsetsoon või see muinsuskaitseala läks natuke suuremaks. Et kui nõukogude ajal oli see Port Arturi ja kontserdimaja ümbris väljas, siis nüüd võeti see ala sisse. Ja see oli põhimõtteliselt see kirjeldus, et miks seda ala vaja oli või kuidas seda ala määratati, oli jällegi see sama Rootsi-aegne linna süda oma tänavate struktuuriga, bastionaalvöönd ja siis see linna keskus, mis juba sinna keskele siis oli aegade jooksul tekkinud. Ja ka sellele oli nüüd jälle kaitsevöönd ümber, mis jällegi läks natukene suuremaks. Ja viimane, mis meil praegu nüüd kehtiv on, muinsuskaitseala kehtestati 2006. aastal ja põhiline nüüd nagu selline suurem muudatus, mis siis juhtus, oligi see, et otsustati, et on vaja kaitsta ka villade tsooni ja siis ka seda pargiala, et see muinsuskaitseala läks tsoneeritumaks ja igal tsoonil on ka oma sellest, ütleme siis tsooni eripärast tulenevad erinevad nõuded, leevendused ja kitsendused. Palun järgmine slaid. Et jätkuvalt, sihikindlalt, õigesti on see kõige sellisem kesksem on jälle see sama muldkindlustuse vööndi sisse ja Rootsi-aegse tänavastruktuuriga vanalinna osa, siis sellele ümber nüüd, järgmine slaid palun, tekkis siis ajalooliselt kujunenud villade piirkond, mis praegu kahtlemata on Pärnu identiteedis juba väga suure rolliga ja seda hakatigi siis selle piirkonnaga kaitsma. Ja viimane, mis veel palun sinna juurde tuli, oligi siis Kuurorti rannapargiala, mis on ka jällegi meie ajaloos väga oluline. Ja ka sellele määrati ümber kaitsevööndi piirid, mis on näha, et nüüd on see ala läinud veel suuremaks, kus siis prooviti seda ülemineku ala siis põhimõtteliselt natuke venitada, et see üleminek oleks sujuvam. Ja kui me nüüd nagu mõtleme, et mis on need väärtused, mida me nendes erinevates piirkondades ja mida me läbi aja oleme kogu aeg kaitsnud, et kui me hakkame siin üldisemast minema konkreetsemaks, siis kõige üldisem ongi see tänavate struktuur. Et ma olen siin küll praegu, ma väga vabandan omavoliliselt pea peale keeranud 1696. aasta linnaplaani, aga see on selleks, et te näeksite üks ühele, kuidas praegu, kui me ortofotot vaatame, siis kõik see paremal üleval poole olev linnaruum tegelikult on selle keskaegse plaaniga täpselt ühesugune. Ja on ilusti näha ka see bastionaalvöönd, et tegelikult see linnastruktuur on meil absoluutselt säilinud ja kui me läheme ka edasi nüüd mööda Supeluse tänavat, mööda Kalja tänavat, mööda Riia maanteed, siis tegelikult meil seda ajaloolist tänavate struktuuri on hästi palju, mis on säilinud ja see on väärtus, sest et see räägib oma loo. Kindlasti on väärtus haljastus, mis on jälle Pärnule hästi kohati ainulaadne, kohati on kõikides linnades, kus on bastionaalvöönd mingi hetk likvideeritud, need ringstrassesid või ringitänavaid on hästi palju. Pärnus siis sellele lisanduvad veel meie Kuurortile omased või tüüpilised siis puiesteed, et siin on ka tegelikult tuleb väga hästi näha, et meil on see vanalinna osa seal, siis tuleb see rohevöö ja sealt ilusti jooksevad alla kõik promenaadid, mis siis viisid inimese rannani. Järgmine slaid palun. Kui me nüüd võtame haljastuse ja selle tänavate võrgustiku nagu suuremaks ja konkreetsemaks, siis mis vajab kaitset või mis nagu väärib kaitset ja on meile nagu ka omanäoline, on tänavate võrgustik, mis ma arvan, et kõik kohalikud tunnevad ka kohe ära, et kui te vaatate, siis tegelikult Rüütli tänava ots on peaaegu samasugusena säilinud ja ka Kuninga tänava otsa, neid pilte võiks siin panna, mitu tundi veel näidata teile. Et kõik meie isegi see kõnniteede ja autoteede proportsioonid omamoodi ja kõik see tegelikult on säilinud ja tänu ka sellele, et see hoonestus on seal kõik säilinud. Et see tänavate võrgustiku see süsteem kindlasti väärib ka kaitset.
Kui me nüüd läheme natukene jälle selle luubiga sissepoole vaatama, siis loomulikult on oluline ka hoonete mastaap, proportsioonid ja ka see ajalooline ülesehitus. Et kui käia kas või mööda Rüütli tänavat, on hästi tore see, et sa saad ühes osas nagu vaadata funktsionalistlikult hoonet, vahepeal on sul historitsism, siis on sul klassitsism, juugend, et tegelikult on nagu see linn olnud pidevas arengus ja sul on võimalik näha seda ajatelge ette kujutada ja vaadata, kuidas seal on kogu aeg see asi arenenud. Ja see kindlasti oma sellise mitmekihilisusega räägib oma loo ja väärib kaitset. Nüüd üks osa, mida me väga ei näe, aga mis on sellegi poolest äärmiselt põnev Pärnus, on kõik see, mis jääb maa all. Ja mida ma olen vaadatud päris tihti, inimesed ei adu, kui lähedal meil pinnale on vanad müürid või näiteks ka raamatukogu ees ehitustööde käigus välja tulnud Vene garnisoni kalmistu matusekiht, mis täiesti ootamatult sealt välja tuli, või Malmö tänaval, see on pole meetritki, kui tegelikult juba paljandusid kaevetöödel müürid. Mitte juhuslikult, see oli uuring. Et see kindlasti ka väärib kaitsmist, väärib mitte äraunustamist ja hoidmist. Ja kui me nüüd hakkame selle luubiga päris lähedale vaatama, siis tegelikult, mis kõik selle toetab seda suuremat struktuuri, on just see väikene detail. Et Pärnu on tohutult rikas puitdekoori osas, meistrid on olnud väga oskuslikud ja kõik hooned, mina nimetan seda Pärnu orderiks omavoliliselt. Et tegelikult selles on oma ilu ja seaduspärasus ja seda kindlasti tuleb hinnata ja hoida, sest et seda ei ole kellegi teisel, see Pärnu oma, see on ehk meie oma ja seda saabki, tegelikult on seda meil igal pool, villadel, aga ka Sloboda piirkonnas ja igal pool on see meie omanäoline enda puitarhitektuur, mis ka kindlasti väärib hoidmist. Et see on nüüd selline kiiresti selline väike sissejuhatus või soojendus, et kuidas see asi on kasvanud ja mis need detailid on, mida peaks vaatama. Aitäh ja meie tegelikult täna tänase päev keskendubki väärtustele ja just nendele eesmärkidele, et miks me tahame või miks me peame oluliseks või peaksid pidama oluliseks nende kaitsmist. Ma sellepärast sellist suurt küsimuste ringi praegu ei tee, sest et aruteluni me jõuame, aga ma ka sinu lõpetuseks küsin, et kas sul on midagi, mis on sulle nagu selline eriti armas Pärnu linna juures? Ma arvan, et ongi see mitmekesisus. Et see, et kui ma liigun linnaruumis, siis ma näengi neid erinevaid aegu, et ma saan vaadata meie Mantelkorstnaga hooneid, samas ma saan minna vaadata Siinmaa projekteeritud maju, siis ma saan nautida seda kuurorti erinevat ju seda arengut, et kuidas oli tsaariaegselt puitpitsvillad ja siis kuidas tulid juba rannahotellid, et see just see mitmekesisus ja see, et sa saadki vaadata, kuidas üks kandev idee on kogu aeg ajaga kaasas käinud. Et see on tegelikult tohutult põnev just. Et meil seda veel nii palju alles. Igatahes suur aitäh, Helle, sulle selle ilustava sissejuhatuse eest, et